Toomas Pauri autorisaade. No nii, ma teen väike sissejuhatuse. Andrus Sukles on siis mees, kes on elanud Iraanis, tal on sõbrad seal ja kõik, mida ta räägib, on puhas tõde, mitte see, mida meile siit hommikust õhtuni pähe kallatakse. Ja teiseks, kui ma küsin sinu käest, siis Iraan ei ole rikkunud ühtegi rahvusvahelist lepingut. Absoluutselt ja Toomas Saaru kõige nukramaks teebki nagu see selline täielik rumalus ja mitte tahtmine, eriti tänapäeval, kus informatsioon on lihtsasti kättesaadav ja lihtsasti, et sul on nii lolli juttu, nagu meil räägitakse, et seal on mingid segased ajad tollad. Mul tuletab meelde 90. aastate algus, kui räägiti, et Eestis ja Nõukogude koht, et isegi Ameerikas, kui ma 89 sinna läksin elamas, ma pidin nagu selgitama inimestele, et kuulge, et Eesti on suht tsiviliseeritud riik, et meil on ülikoolid, meil on haiglad, meil on teed, et me ei ole kuradi habemeesse kasvanud mustade nägudega, kes jooksevad AK-47 või Kalasnikovi automaadiga ringi ja tapavad üksteist, lõpetage ära. Aga õigel oli see sama propaganda, mis oli nagu selline meeletu, mis tegi inimeste selgeks, et me oleme seal Ida-Euroopas, me oleme täiesti kuradi kõrilõikad ja kuradi inimsööjad. Ja sama on Iraaniga, et tegemist on ikkagi 5000 aastat vana kultuuriga, seal on ülikoolid, mis on väga kõrgel tasemel, kipuvad sinna top 20-sse saama, või ühiskond on ääretult dünaamiline, räägitakse, et naisi saadetakse pooleks ja trumpis lapsi pannakse, lõigatakse päid ära, täiesti siukest sõge ja haige jutt. Iraanis ühe minu tuttava ema on siis naiste konsulis, kes siis annavad valitsusele nõu, kuidas naiste olukorda parandada. Abikaasal tekkisid seal sõbranned, kelle siis 40-kümpased ilusad naised, kõigil on 3-4 korterit Teheranis, mis on ikka tohutu varandus, uuritab, kuidas see nagu võimalik on, tuleb välja, et need on ka siuksed nagu mesimummid, et otsisid siukse vanema härrasmehe, kes oli jõukas, läksid sellele nagu mehele, aastad, kes elasid, siis ütlesid, et läksid kohtusse, ütlesid, et kuule, et see mees ei suuda mind rahuldada ja et ta on ikka liiga vanaseks, et ma tahan lahutust. Lahutusega said nad ka kaasa nii, et mitte nagu meil Eestis, et naine visatakse siis laste, ma ei tea, ilma majata ja ilma naiste varjupaika. Seal peab mees võtma naise stoolt ja talle korterid ja nii 4-5 korda järjest. Nii, et kõik see ilge propaganda, mis meil siin käib, ei ole mitte midagi tegemist reaalsusega. Veekorra juba tollel ajal, kui ma nüüd viimati käisin, sest on ikka jupp aega tagasi, kui ma olin, siis välikohvikus istudes, siis mul abikaasa luges ära, et oli 9 naist ja ainult 2 oli pea kaetud, 1 temal. Ja 7 ei olnud ühelgi pea kaetud. Täna käivad kõik teksade, T-särkide ja ilma mingite rätikutega, mis on veel kõige alatum. Ei tehta üldse vahet sellest, et mis on siis see nii-öelda see nidžaab ja hijab, et mis ühe on siis nii, mis on nagu araablastel, kus on siis ainult silmad välguvad, et nägu on ka kõik kaetud. Siis iraanlastel lihtsalt on see rätik peas ja on see halat. Jällegi, mis on juba ka minevik. Ega siis mitte, et ma kaitseks seda, et noored peavad elama mingi, nagu meie olime kunagi Eesti Nõukogude sotsialistlikus vabariigis ja meil oligi valimised ja Arno Tüütel oli meil kõik ülemnõukogu esimees ja asja juhiti, eks ju, partei ja Karl Vaino poolt ja meie noorusest. Aga seal on samamoodi Islamic Republic ehk Islami vabariik. Seal on ju presidenti valitakse rahva poolt, parlament valitakse, parlamendi spiikril on tohutu jõud. Ja siis on nagu kommunistlik partei on need ajad tollad, siis vaatavad, et asjad enam-vähem oleks nii, nagu siis Koraanis kirjas on. Aga ütleme, ma joon seal punast veini, armeenlastel on oma kogukond, oma kirikud, kõige suurem sünagoog pärast Iisraeli on ju Teheranis. Seal on juudi kogukond, Cyrus the Great, kui need babylonsed ajasid juudid välja, kutsus ju nad Pärsia impeeriumi elama. Seal on tohutult palju juute, neil on 1000 aastat elavad seal. See on siuke nagu nukraks teeb ja eriti vastik. Vaatab tänu sinule, Toomas, olen ma ka nüüd natukene hakanud lugema siis seda Eesti meediat jälgima rohkem ja siis oli siin Leon Klinkmann, me teame, eks ju, Iraani terrorisiimil on katus maha sõitnud, kui juba mosseesid ründab. Juba pealkiri on selline ja kui inimene kirjutab sulle, et Iraani režiim on oht tsiviliseeritud maailmale,
kallis inimene, et sealt ei ole midagi kaugemalt tõest, nagu ma ütlesin, et see on, tsivilisatsioon on seal palju kauem olnud kui meie ja tegemist oma rahvast terroriseeriv ja terror kõikjale ekspordiva riigiga. Vaatamata naftasse uppumisele on Iraani režiimi poolt piinatud rahvasvaene. Kuradi töll, sa sellest ei räägi, et Iraan on 40+ aastat olnud illegaalsete sanktsioonidel. Kellel on õigus kehtestada sanktsioone meie nii-öelda kogu maailmas? Selleks on ülem ÜRO julgeolekunõukogu. Ainult neil on õigus kehtestada sanktsiooni. Ülejäänud sanktsioonid, kui kehtestanud Euroopa Liit või Ameerika Ühendriigid, on unilateral, need on ühepoolsed ja neil ei ole mitte mingit, ütleme, rahvusvahelise õigusega mitte õigust. Millest see inimene räägib nagu? Ja me siin veel paremad on, et Eestis on tekkinud pahemaktist pesakond, kes on oma tegevused toetavad nii Iraani kui ka tolle marionettideks olevaid brutaalseid terrororganisatsioone nagu Hamas Gazas ja Hezbollah Liibanis ja Hutid Jeemenis. No, jälle inimene näitab oma täielikku ignorantsust, täielikku rumalust või on ta siis puhas propagandist. Esiteks, Hamas Gazas, kuidas üldse Hamas sai elule? Hamas on Iisraeli ja juutide poolt tehtud organisatsioon vastukaaluks Palestiina omavalitsusele. Nad olid väga suured sõbrad, väga pikka aega, aga täpselt nagu usakad tegid Al-Qaedat, toetasid Afganistanis sõja või ütleme neid muhatsižiine, vaosvõitlejate venelaste vastu Afganistanis, nii kui venelased olid minema löödud, siis hakkasid ameeriklaste vastu sõdima, sest et nende jaoks on ühed tõprad mõlemad. Ja nüüd siis meil nii lugupeetud seesamune advokaat, olles ise juut, kirjutab siis, et nad on brutaalsed terrorisatsioonid. Ja vaata, eestlastena, vähemalt mulle läheb see väga hinge, miks? Sellepärast, et tema käsitluse järgi on siis meie vabadusvõitlejad, metsavennad, keda iganes seda, kuidas sa kutsud, on siis kõik bandiidid ja terroristid. No, me teame väga hästi, et juudi bolševikud, kes siin õlmistasid päris pikka aega, nii Venemaal ka meil Eestis 50 aastat, ja see oli ju nende põhiasi, oli võitlus banditismiga. Et siis need julged Eesti mehed, kes läksid metsa ja tänapäeval avaldame neile austust, on ju siis ju terroristid, on bandiidid. Sellepärast, et nagu sa ütled, Hamas on vastupanu organisatsioon. See on täpselt nagu kutsuda Prantsuse partisane, oleks sakslased võitnud, oleks nad kõik terroristid olnud, aga täna on Prantsuse partisanid, resistant army on lugupeetud inimesed, saavad igal pool austust ja meil eestlastena eriti kirjutada seda, et Hezbollah Liibanonis või Hutid Jeemenis, kust tuli Hezbollah? Hezbollah loodeti 83. aastal pärast seda, kui 1982 Iisrael okupeeris Liibanoni. See on vastupanu organisatsioon, need on šiiad, eks ju, me teame, et Liibanonis on valitsus kuidas, kõik on jagatud usu järgi, šiiadel on koht, sunnidel on koht, kristlastel on koht, tänane president on kristlane, Aoun. No, seal on niimoodi. Ja nüüd siis iga kord, kui juudid on nende maad rünnanud, siis kes on neile vastu hakanud? Liibanoni regulaararmee, üks asja pole olemas. Ongi Hezbollah on ainuke organisatsioon, kes on võimeline selle maa vabadusest võitlema. Ja mäletad ju, kui nad tapsid siin paar aastat tagasi Nasrallah ära, ehk siis Hezbollah juhi, kui nad siis killusid Hezbollah ja meie suured eksperdid nagu saksad ja ma ei tea, kes veel, et kuidas Hezbollah on nõrgest, et neid enam pole. Noh, nüüd saite oma põrutavad jälle nendele okupantidele, kes on siis Lõuna-Liibanoni okupeerivad üle 50 tanki on nad juba puruks lasknud. Nii et jah, aga keegi kirjutab. Ja Hutid, nagu me oleme ju rääkinud ennemgi sinu saates, eks, et Hutid on üks osa, need on ka siia usku ja on Jeemenis ja noh, näiteks ka Iraanis aastaid tagasi, kui me nagu rääkisime seal päris ütleme sellest tarkade inimestega, kes olid siis teadusdoktorid ja kultuuris ja ajaloos, siis, kus neil on nagu väga sügav respekt, on kahe riigi vastu iraanlastel. Ja need on Jeemen ja see kohe kõrval on see, mille välisminister käis nüüd viimaste ettepanekutega seal Omani sultani, sest need on vanad riigid, ülejäänud on need lahe riigid, eks ju, nagu me teame, siis Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraat, Katar
need on ju kõik inglaste poolt loodud alles sellel sajandil. Neid üksid riike pole ennem olnud, peduiinid jooksid ringi ennem kõrbes, suht väike rahvaarv seal, aga kuna nad ei teadnudki seda tollel, et nad elavad nafta otsas ja gaasi otsas ja sealt on siis nende nii-öelda riigid tulnud ja Bahreinis on ju täna praegu tõhutu probleem, kuna 80% populatsioonist on Shia usku ja ainult 20% on sunnid ja see perekond, kes seal kaliifi perekond, nemad on siis sunnid ja ahistavad neid Shiasid, nii et seal on väga volatiilne see olukord, eks ju. Trump USA presidentina ja Iisrael Netanyahu lootsid 4 päevaga siis tekitada Iraanis suure segaduse, et opositsioon tuleb võimule ja võtab asja kontrolli alla vastavalt Ameerika ja juutide juhtimisel, aga täna hommiku teatas Trump, et Iraan on purustatud ja varsti tuleb sinna uus juhtkond ja me hakkame siis seda naftat ja gaasi, mis seal siis tohutult maapõues olemas juhtima ja suunama. Aga mis kõige huvitavam on see, et peetakse ka veel läbirääkimisi, mis lähevad väga edukalt ja selle eduka töö tulemusena on jõutud nii kaugel, et Hormuzi väin lastakse lähiajal 20 laeva iga päev läbi ja kõik läheb korda, lohutab maailma USA president, aga kuidas sina seda sealt nüüd Itaalias sa ei näe, aga kuna sa oled seal olnud, sul on sõbrad, kes sind informeerivad, milline on tegelik seis tänase päevaga? No vaata, jällegi, mis on defineeriv mõiste, et mis on suletud. Hormuzi väin ei ole suletud ei Hiina laevadele, India laevadele, Pakistani laevadele, need, kellel on kokkulepe ja mis nüüd iraanlased küll on teinud, on siis tekitanud olukorra, kus mis on siis need kindlustuskompaniid ei kindlusta ja nad on nüüd teinud siis omaette koridori, mis läheb läbi nende territoriaalvete ja on öelnud, et me pakume teile siin teenuseid ja nende teenuse eest tuleb maksta. Ehk siis põhimõtteliselt on pannud sellise, kus on see tollbuus, vaata, kui sa sõidad kiire teede peal, sa võid maksma tolli teede maksu nagu ja. Sest et vaata, kõik rahvusvahelised kaubateed on rahvusvahelised lepingud, need peavad olema vabad. Neid ei tohi, nagu Türgis on tartanellid, läbisõit, eks ju, Türgi võtab küll raha, aga ta ei võta läbisõidu eest raha, vaid ta võtab service eest raha, et sa lootsi laev, et sa madalikul ei sõida ja iraanlased on kopeerinud selle türklaste käest ja edukalt nüüd asutavad seda, kes tahavad läbi sõita, et nad peavad maksma selle eest. Ja võib-olla ka varjatult siis laheriikidele on see, et selle purustuste eest, mis nende territooriumidelt lähtuvate rünnakutega on tekitatud, et siis ka mingit kompensatsiooni saada. See on number 1. Number 2 on see, et need laevad, mis on siis nii-öelda toetavad Ameerikast viiseste tegevust, need laevad ei hakka lihtsalt kunagi läbi käima. Ja ma ei tea, ma ei ole veel saanud konfirmatsiooni sellele, et ka esimene Hispaania tanker on sealt nagu läbi tulnud Hispaania laev. Ehk siis ma ei saa 100% seda öelda, aga it makes sense, et sellest kus on nagu aru saadab, et kui me mäletame selle sõja vastu, oli siis kõige rohkem Hispaania peaminister Sanchez, kes ütles kohe ära, et ei saa ühtegi Hispaania, me oleme selle sõja vastu, number 1, number 2 on illegaal, number 3 on mitte ühte Hispaania baasid kasutada ei saa ja selle peale Trump ütles, et siuke riik Hispaania, me absoluutselt keerame selle tuksi, lõpetame kõik asjad ära Hispaania, need on viimased tolvanid. Ühesõnaga, aga iraanlased, nagu ma seda ütlesin, et kõik suured riigid, need jälgivad, mida keegi räägib. Ja minu arust on täiesti ebaaus Eesti rahva vastu see mölin, mis tuleb meie nii-öelda eliidi või meie juhtivate inimeste poolt, kes ainult sõimavad, seesama Glickmani artikkel, eks ju, et ehitavad tuumapommi. Kallid sõbrad, juut Netanyahu on 97 aastast rääginud, et 2 nädala, 2 kuu pärast on neil pomm, kui me kohe neid ei ründa. Ja sellest on läinud 40 aastat. Ja neil oli tänapäevani pommid. Tapsiti ju selle mehe ära, kes andis selle vatva välja. Ehk siis, et meil mingil juhul ei tohi riik seda pommi ehitada.
tema poeg, ma arvan, et nad ehitavad pommi õieti teevad ka, kui nad seda teevad. Ja ärme unusta, et Iisraelil on ju rohkem kui 100 tuumapommi, keegi peadest on 100 ja 300 vahel. Ja kui kõik teised riigid on alla kirjutanud sellele, et nad on inspektsiooni all, siis Iisrael on ainuke riikidest, kes seda teinud ei ole. Ja ikka käivad ja räägivad, et kõik teised on halvad. See on nagu kõige sellisem alatu. Aga minnes tagasi Hormuzi väina juurde, siis on nagu, mind nagu hämmastab see jällegi see arrogantsus, see ülbus või siuke, et et meie teeme, meie oleme, mitte keegi teine maailmas ei ole peale meie nii-öelda lääne. Siis kui keegi viitsiks jälgida, on siuke mees nagu professor Zayed Marandi, kes on siis Virginias Ameerikas sündinud, aga ta on sellega sünnijärgne Ameerika kodanik, küll aga ta on Teherani ülikooli professor ja ütleme, oli siis ka selles esimeses, kui see tuumaleping sõlmiti siis 2015. aastal Obama ja iraanlaste ja siis 5 maa vahel, eks ju, Venemaa, Prantsusmaa, Kuningriigi, Hiina ja Saksamaal seal. Kes ju esimese asjana, kui teie tulete meile kallale, 2 asja, mis me teeme. Kõik need baasid, mis on laheriikides, on sihtmärgid ja Hormuzi väina me paneme kinni. Ja selleks on tal iga õigus, sellepärast et ÜRO resolutsioon 3314 ütleb selgelt, et kui sinu maa vastu tehakse agressioonisõda 3. maa territooriumilt, siis on see 3. maa on ka sinu õiglane sihtmärk. Te rikute ise kõiki rahvuse seadused, viskate kõik lepingud nurka, astute ennast välja, teete mida tahate ja ikka teised on siis väga halvad ja nemad rikuvad seadust. See on ikka hämmastav, et vaata, kas see, vähemalt ma ei tea, kui meie käisime kunagi koolis, kõrgkoolis, siis oli siuke distsipliin nagu filosoofia ja seal oli põhjuse tagajärg, eks ju, oli üks nendest kategooriatest, mis on üks. Ehk siis, et kui sa ründad Iraani, siis mõtledki, et Iraan peab jätma nüüd kõik ja sulle kohe alla andma, et tal oli õigus ennast kaitsta. Tal on iga õigus ennast kaitsta. Ja jällegi, Toomas, mis on nagu väga oluline, mida meie inimesed peaksid nagu väga tähelepanelikult tähele panema, et kuidas on see sõda nagu eskaleerunud. Eks ju, kõigepealt esimesel päeval, mis tegid ameeriklased? Esimesel päeval ründasid kooli Ninjabis, kus sai vähemalt 168, teistel on 75, 6-12 aastast tüdrukut surma. Nii, see oli double tap, see kõigepealt pandi 1 rakett sisse ja siis saadeti veel teine järgi. Kui see esimene päev ründad, siis tavaliselt sul on alati teada, et need juba pikka aega sa ju planeerid seda, et sul on teada, et esimesed sihtmärgid on ikka alati sõjalised objektid, mitte ameeriklastele juutidele. Kohe lasti kool õhku ja öelda, et oi, me ei teadnud seda, on absoluutne jama. Ja kas iraanlased on rünnanud ühtegi kooli, mitte ühte kooli. Ehk siis, et kui hakati ründama nende tsiviiltaristuid nagu muid objekte ja esimene päev samamoodi lasti saare peal õhku nende mageveejaam. Iraanlased pole veel kordagi mageveejaama rünnanud. Ja iga kord, kui on ameeriklased või juudi rünnanud nagu sihtmärk nagu aluminiumitehased või terasetehaseid ja rünnanud neid ilma, et oleks inimesi hoiatatud, kohe lihtsalt paugust ära pannud. Siis iraanlased on selgelt öelnud, teil on 2 tundi, liige kõik töölised minema ja nende tehaste pihta vastulöögid on alles pärast seda, kui neid on rünnatud. Ja vaata, see ongi see asi, mida meil siin ju ei räägita, eks ju, ehk siis, et sõda on nagu julm, mul eile just lihtsalt jälle võib-olla Eesti inimestele teada tõesti, Toomas, et müts maha, et see selliseid saateid teed, et vähemalt on meil Eesti inimestel mingi võimalus adekvaatset informatsiooni saata. Mul üks väga tuttav doktor Ali, kes on siis pani ära, mida on siis tehtud Iraanis, ma loen sulle ette Eesti inimestele. 102 043 civilian units, ehk siis, et mis on siis majad, korterid on puhtaks lastud, purust lastud, ütleme korterid, majad. 2917 commercial units, ehk siis poed, restoranid, kõik siuksed asjad.
siin on veel 80 212 residential units, need on ühesõnaga 102 on Teheranis, 102 000 ja 80 000 on provintsides veel lastud majasid puruks. 296 health, medical and EMS facilities, ehk siis, et 296 haiglat, meditsiini või siis selle EMO, kas siis 600 kooli, 18 Punase Risti sentrit, 48 siis kas operational või vehicle on siis tuletõrjeautod, 46 ambulanssi ja 3 relief helikopterit. On siis 8 päeva tagasi on siis juudid ja ameeriklased nagu rünnanud puhtalt tsiviiltarissid, 600 kooli, oli tõesti. Ja mis nad nüüd tegid eile, ründasid üleeile 3 ülikooli, 2 Teheranis ja 1 Isfahanis. Ja nüüd siis iraanlased kirjutasid siis ülesse, et mis on American Mellon, Georgetown Universities, mis on siis nüüd Laheriikides, et kõiki neid ülikoole rünnatakse ja pommitatakse ja need ka pihuks ja põrmuks. Nii et jällegi, et sul on nagu kõigepealt teha ameeriklased ja juudid tõstavad selle eskalatsiooni ülesse ja siis iraanlased tulevad riburada nagu järgi ja vastavad täpselt samaga, aga palju võimsamalt. Ehk siis, et täna on, kes käivad seal Ameerika ülikoolides, Laheriikides, parem kadugu sealt minema ennem, kui nad seal surma saavad. Ja jällegi, et need hirmsad terroristlased, iraanlased on siis alati hoiatanud nii tehase töötajaid ka kui ülikooli, et me anname sinna löögi, et ärge tulge sinna. Mitte nii, et ameeriklased ja juudid kõigepealt annavad löögi ja siis ütlevad, näed, saite nüüd. Et kui te ei hakka kuulama. Ja mis ma, Toomas, jällegi tänu sinule olen jälginud meie seda kõige ausamat, seda vabamat meediat ja eksperte ja siis oli siuke mees nagu Rainer Saks ja julgeoleku ekspert 30. märtsil kirjutab siis niimoodi, et USA ja Iisraeli rünnakud tõid Iraanis endaga kaasa ulatuslikud elektrikatkestused Teheranis ja Karjatšis. Ma saad aru, siis ründasid elektritaristut ja mäletad, kui venelased seda tegid, siis nad olid ju kõige suuremad sõjakurjategijad. Tõsiselt kahjustusi kinnitas ka Iraani energeetikaminister. Tegu on seega USA hoiatusega, et alati võivad täpsed rünnakud Iraani elektrienergia taristure, kui Iraan ei asu tõsiselt läbi rääkima, kirjutab julgeoleku ekspert Rainer Saks. Ma ei tea, mis kuradi ekspert ta on. Minu arust on ta täpselt sama loll kui lauajalg või on ta meeletu propagandist ja ma vaatasin, nagu ta oli veel meil mingi luureorganisatsiooni juht, et ma ei tea, mis kvaliteediga see luure siis oli, kui tema seda juhtis, aga saad aru, piinlik on, Toomas, tõesti. Ei asu läbi rääkima. Iraanlased rääkisid läbi 25. aastal ja Iraani pealäbirääkija läks neljapäeval 12. juunil läks rahvastelevisiooni, just et rahvasmaaga rahult, meil on peaaegu kokkulepe tehtud, 15. jätkame läbirääkimisi ja 13. juudid ründasid neid läbirääkimiste ajal. Mis oli praegu? Siis oli 12 päeva sõda. Praegu ju räägiti läbi. Omaani välisminister lendas Ameerikasse. Ütles, et meil on läbi rääkimistel suur murrang toimunud. Iraanlased on nõus andma 480 kilo 60% rikast uraani või selle lahjendama või üle andma. Ehk siis oli nende läbirääkimiste point. Nad oleks võinud selle tõsta 90%, nad oleks võinud seda teha pommi, aga iraanlased ütlesid, et me ei tee pommi, näete, siin on, võtke. Ja nad olid nõus, et inspekteerima tulevad ka Ameerika inspektorid, rahvuslase aatomi inspektsiooni inspektorid. Ameeriklased lastakse nende kõige väärtuslikumisse kohtadesse. Nad olid kõigega nõus, peaasi, et sõda ei tuleks, ja 28 veebruaril juudid ründasid koos ameeriklastega. Kuradi, mis tõsistest, kuule vend, tõesti, mine häbene nurgas, pane põlema, tõesti, kuradi ekspert, tõesti. Ja siuke inimene kirjutab ja siukest trükitakse meil lääs ja siis inimesed loevad mõtlevad, et need iraanlased, need hirmsad inimesed, nemad ei taha läbi rääkida. Unustades ära, et inimesed on läbi rääkinud ja 2 korda neil nuga selga lööd.
kellega nad läbi räägivad või millest kahe juudi, Vitkovi ja Kutšneriga. Need räägivad ju venelastega läbi, kuhu nad jõudnud on. 2 korda neile nuga selgivad. Minust on ma ei olegi aru saanud, et ma ei ole tahtnud küsida oma tuttavate käest, sest nad ei ole valitsuses keegi kohal, aga nad on lihtsalt lugupeetud inimesed seal ühiskonnas, et miks te lõpetage see laheriikide pull ära? Bahrein, Kuveit, Saudi Araabia saavad, ütleme, Bahrein ja Kuveit saavad oma 80-90% oma veest magevee sellest tehastest, ja võtavad merevett või ookeanivett ja teevad siis magevett. Juudid ja ameeriklased ründasidki Iraani magevee tehast saare peal, kus neil vett ei ole. Ja. Neil on ainult 2-3% kogu veest on magestatud, mis on lõunis. Iraanlased pole veel korda ka vastu rünnanud. Ma vist rääkisin eelmises saates, et ma tegelikult küsisin ja siis ütles mulle, et saad aru, Andrus, et see on meie usk, et nende siis märtri surma, nende imaam Hussein, eks ju, läks 70 mehega 3000 mehe vastu ja nad ei saanud isegi lahingusse pidada, nad lihtsalt näljutati või võeti neil vesi käest, veele ligipääsu ei olnud ja surid kõrbes ära, et nad sellepärast on väga sensitiivsed selles asjas, et kellegilt joogivesi ära võtta. Ja mis sa arvad siis, mis seal laheriikides nagu siis toimus, kus sul on eks ju, ma ei tea, Kataris on 300 000 kohalikku ja UAE-s on alla 1 miljoni ja kõik, kes seal elavad, on nii võõrtöölised, need on orjad seal. Need on nii kuradi tänapäeva orjapidamine ilma rahata või sandikopikete eest orjavad seal neid täissöönud araablasi. Võtta vesi ära ja on kogu see pidu seal läbi. Aga nad ei tee seda millegi pärast. Me teeme väikese muusikalisse teema hästi valdab Andrus Suklas. No Andrus, kas seal Pakistanis käivad siis läbirääkimised Iraani ja USA vahel? Ma ei usu, sellepärast, et vaata, siin on jälle, Pakistanil on jällegi omamoodi huvitav situatsioon. Eks sa tead, Iraanis, siis ütleme, Ida-Iraanis on niisugune nagu Balutšistan ja Balutšid on nagu ka natukene nagu siis sellised nagu kurdidki, et nad mitme riigi vahel jagatud ja pooled elavad siis nagu Iraanis ja osa elavad Pakistanis. Juba seal on neil selline õrn situatsioon, et nad peavad mõlemad nagu hästi läbi saama, siis need on suhtsüksed vihased vennad, et kui ma rääkisin oma tuttavatega, kes siis nagu pärslane ütles, et need balutšid, et mina nendega ei jama, et igal mehel on relv ja seal veritasu ja ütleme sellised küllalt sellised agressiivsed, aga jällegi, nemad peavad ennast iraanlasteks ja on sellega nagu väga happy ja neil on oma siuke autonoomia, ameeriklased muidugi hirmsasti maksid neile raha, et nad tõuseksid siis keskvalitsuse vastu ülesse, aga loomulikult nad seda teinud ei ole. Ja Pakistanis on ka veel teine asi, eks siis Saudid andsid Pakistani 20 miljardit, et välja töötada tuumapomm ja siis väidetavalt on nagu kokkulepe, et Saudidel on siis ka õigus siis nagu Pakistani käest seda abi saada, aga mis on Pakistani kõige suurem probleem? Ta on ju selgelt sõltuvuses energiast, mis tuleb läbi Hormuzi väina ja tuleb läbi siis see nafta ja gaas ja natural gaas. Sa ju tead seda, et või ma ei tea, kas sa tead, Eesti inimesed teavad seda, et juba Vietnam, Thailand, Taimaa, Philippines on ju bensiinijaamad on tühjad, toidukohtasid pannakse kinni, kuna toidu tegemise gaasi ei jätku ja hiinlased ütlesid, et nemad panid kinni ka siis see fertilizer on see väetise ekspordi, kuna jumal, 30% ka väetistest, maailma väetistest tulevad läbi siis Hormuzi väina, pluss heeliumit, mida siis on vaja computerchipside tootmiseks Taiwanis, tuleb sealt, need varustavad otsa, neid enam ei saa varsti toota ja ma ei tea, mis on sulfuracid, mingi sulfurape, mis on väga oluline komponent jälle maailma majanduses, selle tarned on ka peatunud. Ehk siis, et juudid ja ameeriklased ei ole nüüd ainult ei ahista iraanlasi,
vaid nad ahistavad kogu maailma ja jälle, mis tasub meie nii-öelda ruuporitel ja lakeidel nagu tähele panna ja kui nad Eesti rahvale müüvad seda, et mis need reformikud ütlevad, kaitstud Eesti või? Jah, et meil on see hoitud. Oli hoitud või kaitstud, okei, vahet pole. 3 kvartalit miinusmärki majanduses, meie emad on väga tubli. Aga see on teine teema, aga lihtsalt, et sa nagu aru saad, et kogu maailma majandus kukub kokku. Kui see kestab veel kaua ja kõik, eks ju, Filipiin on ju Ameerikaste kõige suurem toetaja ja partner ju hiinlaste vastu seal Kagu-Aasias, jah. Nii, et sa näed siis, kuidas käitutakse, USA käitub oma liitlastega. Tuletame jälle inimestele meelde, et Lõuna-Korea, kes on siis USA kõige suurem liitlane jällegi Koreaga, peninsula see poolsaarel, eks ju, Põhja-Korea vastu ja Hiina vastu ja ka Jaapan, mindi sinna ja korjati ära Patrioti raketid ja THAAD kaitseraketid, nii et ühesõnaga täna on siis USA suurim liitlane Lõuna-Korea täiesti alasti Põhja-Korea ees. Need võiksid seal praegu pommitada ja kõmmutada ja mitte midagi ei oleks Koreal ennast kaitsta, sest USA viis nende kaitseraketid minema. Ja kas nad siis viisid need raketid laheriikidesse, et kaitsta siis Iraani rünnakuid Saudi Araabiat ja Kuveiti ja Katari ja suuri liitlasi, ja ei, nad panid ühe Jordani, mis on juba puruks lastud, et kaitsta Iisraeli ja teised Iisraeli. Nii et veel korra, kui keegi katsub mulle, kui eestlasele müüa ideed, et Ameerika onu tuleb meid siin kaitsma, siis Toomas, unusta ära, mitte keegi ei tule siia kaitsmisel, pole millegi kaitsta veel, vähemalt mis neil siin on, viivad sellegi minema. Ehk siis, et see on nagu tänapäeva reaalsus. Käivad läbirääkimisi nagu ja väga edukad, ütles Trump täna hommiku. Ei, need ei räägi. Ma ütlen sulle Eesti rahvale ära, iraanlased, nende välisminister Arachi ütles ju väga selgelt ära, et kallid inimesed, millest või kellega me räägime, me oleme 2 korda teiega läbi rääkinud. Te olete meile noa selgel alustanud illegaalset agressioonisõda meie vastu. Millest meil on rääkida? 3. korda või? Oleme jälle lollid või? Ja iraanlased ütlesid, et läheme läbi. Uued seadused on sellised, koristate oma baasid ära, need sanktsioonid võtate maha, meie rahad annate tagasi, mis te olete ära külmetanud, ja 3. maksate meil sõjakahjusid. Ja 4. Hormuzi väin jääb meie kontrolli alla. No. Trump ütles, et Hormuzi väin tehakse kohe lahti ja hiljem saab selle väina nimeks mitte Hormuzi, vaid Trump. Vaata, see on ju, mul üks sõber saatis meemi, kus istus 2 meest istuvad palatis, Hullumaja palatis ja ühele on siis selle Tsahkna nägu külgi kleebitud ja siis üks vend, kes seal kõrval istub, ütleb, et ma olen Jumala saadik maa peal ja siis Tsahkna näoga ütleb endid, aga ma ei ole kedagi maa peale saatnud. See on sama kategooria, et Trumbil on see, et ta on Jumala saadik maa peale, ta ongi Jumal näha, et ta võis selle Kennedy tsentri ümber nimetada Kennedy Trumpi tsentriks ja ma ei tea, Mehhiko lahti võib siin Ameerika laeks, aga ja siis mingi Trumpi highway on seal, kus nad nüüd katsuvad venelastele Aserbaidžaani ja Armeenia piiri peal on 70 kilomeetrit, mis iganes seda kutsutakse Trumpi highwayks, ta ise kutsub seda. Aga kuule, ei lasta olla, et inimesel on selgelt sügav peetus. Et kui suure tõenäosus on see, et Trump ütles, me vallutame ära selle saare, mis on Iraani süda, kus on kogu nafta tootmine ja müük. Kargi Island saar on tõesti olemas, aga jällegi vihjeasi on uustud ära, et 90% Iraani nafta ekspordist läheb läbi selle terminali seal. Ühesõnaga, mis on seal, see on 20 kilomeetrit, 22 kilomeetrit sellest mainland nagu maast. Siuke saar, miks ta on nagu hea, seal ümber ringi on väga sügav vesi, ehk siis saab tankerid tuua kohale ja neid laadida. Lihtsalt kogu küsimus see, et Karachi Islandil saarel ei ole mitte ühte
nafta puurimist, seal on ainult terminal, ehk siis, et kui nüüd maa pealt, umbes nagu Saaremaal, et et torujuhe läheb mööda maad ja seal on siis, Saaremaal oleks meil siis laevad sõidaksid sealt ära. Ja nii kui sa kraani kinni keerad ja mitte just liitris sinna Saaremaal ei sõida, no mis sa sellest saarest nagu võtad? Number 1, sa võtad saare ära, väga hea. Ja võib-olla on seal mingi naftagi, mis sa endale saad, aga seda on täpselt nii palju, kui mahutis on, rohkem sinna juurde ei tule. Nii, number 2, kuidas sa seda saart nagu siis nagu kaitsed, et mina ei ole sõjaekspert, absoluutselt mitte küll, aga kuulan ma väga Doug McGregorit ja Lawrence Wilkinsoni, kes on mõlemad kolonelid ja on ise reaalselt sõjaseis ja alampolkovnik leitnant kolonel Davis, kes on reaalselt ise Lahesõjas, Vietnami sõjas sõdinud ja nad ütlevad, et see on nii loll jutt, sa võtad selle saare ära ja siis hakatakse ükshaaval neid ameeriklasi maha nottima suurtükitulega, droonidega, rakettidega, sest see on ju paljas, ega seal pole metsa kuhu varjada, see on lihtsalt paljas saar, kus sul on tasane nagu kõrbe moodi ja sa oled nagu ütled sitting duck, sa oled nagu märklaud ameeriklastele, ehk siis, või iraanlastele. Nii et jõudu ja jaksu. Et pigem on nagu siin, ma arvan, siuke sinister, eriti alatu liigutus on see, et sa tead ju, et Ameerikas selle sõja toetajad on 21%, kui sedagi, jah. Ehk siis, inimesed, kes Trumpi valisid, kuna tema retoorika oli see, et ma lõpetan kõik sõjad ära, et need maksavad pole palju raha ja toovad pole palju vaeva maailma, et mina neid ei tee ja valige mind. Ja valiti ja siis esimene asi, mis ta pole keegi nii palju sõdasid alustanud ja pommitanud, kui on Trump seda teinud. Ehk siis, et juba sellega on ta inimesed välja vihastanud. Nüüd, kui on Hormuzi väin on kinni, Trump ütleb, et oi, aga meil sellest pole midagi, meil on oma nafta, meil on oma gaas. Kõik õige, neil tõesti on ja venelastel on ka nii, neil on kõik väga hästi, aga ega siis see ei tähenda seda, et tavaline Ameerika sellest võitu saab. Sellest saab võitu ainult 0,5% nendest juudi ettevõtjast, kes omavad kõiki neid tehased, nemad saavad seda raha. Kui Lawrence Wilkinson ütles, et kui neil oli see Floridas, Larry Johnson ütles seda, siia luurekeskantuuri endine analüütik, ütles, et ennem sõda oli tal 240 gallon on, eks ju, peaaegu 4 liitrit, 3,86 liitrit, võtab 4 liitrit ja ütleme 240, see on siis mingi, ma ei tea, mis see tuleb, 60 senti liiter laias laastus, on ju, sõdar Ameerikas. Siis täna on see juba 4. Mis Californias on juba üle 6,5, kuna seal on maksud peal, tuleb maksta siis nii-öelda galloni eest, eks see on umbes sama, et mis nagu meil Eestis on, et 1,90 sa ütlesid panid tänane. Ehk siis, et ega siis Ameerikas on ju see, ütleme, viimase 30 aasta jooksul toimunud meeletu kihistumine, et seal on keskklassi on oluliselt vähenenud, mingi väga väike protsent on nagu saanud nagu väga jõukateks, aga ütleme, suurem osa keskklassist on vaesunud ja nad elavad sellest palgatsekist palgatsekini ja kui sul ikkagi bensiin läheb poole kallimaks ja seal ju kõik sõidad, ega seal ühistransporti eriti pole, nagu meil Eestis eriti, siis see ikkagi paneb tohutu stressi rahakotile. Samas ja jällegi ärme unusta seda, kui sul ei ole väetisi, siis 6 kuu pärast on mis? On juba toiduainete hinnad hoopis teised, eks ju. Ehk siis, et see on tohutult negatiivne, mis seal Ameerikas toimub Trumpile. Ja nüüd on tal vaja, et kuidas rahvas tuleks lipu olla. Mäletad, sa ise ütlesid, et nemad ju 4 päevaga vahetavad režiimi Iraanis. Mis oli siis tegelikult? Tegelikult isegi need, kes olid režiimi vastased, tulid lipu alla ja ütlesid kõik. Isegi kui me ei salli teid, me peame Iraanist võitlema ja rahvas läks monoliitsiks, rahvas läks ühtseks. Seal on ju, paneb ju kogu aeg välja neid proteste, mis on siis Teherani nendel väljakutel. Noored inimesed käed püsti karjuvad, et makske kätte, andke neile ja samas juudid pommitavad neid ja inimesed saavad surma seal. Nad noored tüdrukud paljate peadega, kõigiga teksasärkidega või selle T-särkide ja teksapükstega on tänavatel, kõik räägivad, et nad peavad ennast katma, ei tohi välja minna ja see on jällegi salafistid, vahabistid, sunni araablased, mitte siia pärsed.
kuradi eksperdid, tehke oma asjad selgeks. Isegi või te olete propagandistid ja lihtsalt valetate Eesti rahvale. Et siis, et inimesed on nagu see lipu taga ja nüüd on Ameerikas sama probleem. Sõda on ebapopulaarne, aga kui sa saadad mingi 10 000 venda, sa tead, et need lüüakse maha. Aga siis sa saad ju rahvale öelda, vaata, mis nad tegid. Tapsid meie poegasid. Lähme nüüd. Ja siis nad sellega soovivad sellele sõjale legitiimsuse rahva siis nii-öelda tuge selle sõja taha. Sellepärast, et üks väga halb areng on toimunud ja 26. andis välja siuke mees, USA kindralleitnant Leonard Anderson 4. Et on siis juba 4. Leonard Anderson, kes on siis kindralleitnant ja on merejalaväelaste reservikomandör. Et saatis kirja, et olge valmis, et meie kodumaa vajab teid, et kas teil ikka on kott pakitud ja olete oma sõjavarustu üle vaadanud ja oma naised, lapsed kindlustanud ja et siin on väga suur tõenäosus, et tuleb mobilisatsioon USA-s. Ehk siis, et jällegi, et kõik arvasid, et seda, nagu Marko Rubio ütles, et tegelikult meil ei ole vaja jalaväelasi, üritame seda jalavägesid sinna panna, et me teeme selle lennukitega ära, aga see on selge, et nad seda ju ei suuda teha ja 10 000 mehega minna miljoni ja poole juba praegu regulaarmee ilma, et oleks mobilisatsiooni tehtud. See on ju selge, et sealt nagu mingit võitu ei tule, sa võid ju mingi islandi peale minna või saare peale minna natukeseks ajaks, aga varsti lüüakse sind sealt välja või lüüakse sind maha. Vaata, praegust on mul aeg küsida, et eelmise nädala meedias ma lugesin, et Iraanis värvatakse 12-aastase poisse sõtta, on see tõene? Ei, see ei ole tõene, sellepärast, et Iraanis on väga rangelt reguleeritud üldse kogu töötamine. Ma olin ise sellega hädas seal, et sul on töötajad, sa pead neile maksma palka, sa pead neid kindlustama, sul peavad olema töötukindlustusmaksud, kõik nagu meil, et see ei ole mingi, ma ei tea, eelmise 300 sajandit tagasi kord, see on täiesti modernne riik, on näiteks, mis on oma huvides, on see MCI, on siis see, et sul on jätkusuutlik tootmine, hollandlased läksid koha, hollandlased oli karklahtina, et pole Euroopaski nii head süsteemi, kui on neil. Millest te nagu räägite? Küll aga, mis ma ütlen, on nendel märtri selline kultuur, et Märter, nagu me rääkisime sellest Husseinist ja ütleme, ma vist olen rääkinud ka meie kuulajatele, et kui ma läksin, mu üks hea tuttav oli, siis läksin Mosseesse, mille ta isa oli ehitanud, see oli fantastiline, ma ei ole midagi sihukest maailmas enam. Ja tema isa oli siis sinna maetud, eks seal kõrval oli noore mehe aut, kes oli siis ka Märter ja oli väga kõrga tolla poeg. Ja siis, et see on nende jaoks nagu selline suur asi ja mu üks teine sõber räägib seda, et kui see 80-88 sõda oli, siis kui tema oli privileeritud kassist, läks siis oma kooli, siis ütles, et pool oli postist tühi. Eks ju, ehk siis, et nad nagu tahavad minna ja iraanlased või iraaklased ütlesid ju, ütleme, kui sa sõjast räägime, mis oli jällegi Ameeriklaste poolt korraldatud, saatsid Saddam Husseini, kuna neil oli vaja oma tähelepanu tõmmata sellele ja survestada Iraani, et nad annaksid need, mis olid seal saatkonnas vangi võetud või pantvangideks võetud ameeriklased kätte saada, siis ju Saddam alustas 80. septembri sõda Iraani vastu USA toetusel. Ja siis oli niimoodi, et need Iraagi sõdud kõige hullem on see, et kui su vastas on 15-aastane poiss ja ta täristab ilma silma pilgutamata Kalasnikovi ja sa pead nagu noorukit laskma, see on nende jaoks nagu just raske ja seal on see kultuur, aga praegu ei ole vaja ja mitte keegi neid ametlikud ja väärad, need on kõik vabatahtlikud, need, kes on nagu läinud ja kes tahavad märtriks saada. See on nagu nende kultuuri osa, see ei ole isegi nii võrd islaami osa, kui lihtsalt ongi, nagu ütleme, mäletad ju, 10 000 surematut olid siis Sairuse vägedes ja see on nende kultuuri osana.
ehk siis, et see on absoluutne vale, küll aga on nende kultuuris, kui nüüd ütleme ameeriklased läheksid maaväega sinna sisse ja läheks nagu tõsiseks tapalungiks, siis ma ütlen sulle need 12 ja 13 aastased poisid, mis nende kultuuris on juba suht meil nii-öelda noorukid, meil nagu 16-17, siis nad oleksid seal kindlasti tegijad, küsimus ka ei ole. Seda nad on näidanud juba 80-88 sõda Iraagiga, et seda nad on näidanud. Selgita meile Euroopa Liit, kes kogu aeg kiidab USA takka, ette ja takka, ei läinud nüüd Trumpi kutse peale appi, et kas seal oli hirm, et nende moslemid võivad hakata seal streikima ja möllama nende endi riikides või oli seal mingi muu probleem? Aga ma küsin sinu käest, Toomas, aga millega nad siin appi lähevad? Millega? Selle 3 laevaga, mis... Eestil on 3, aga Prantsusmaa ja... Prantsusmaa saatis oma Charles de Gaulle'i, saatis sinna. Kus see Gerald Ford on, mis on Ameerika lipulaev? Kus see on? Ametlik narratiiv oli see, et see laundry room on siis pesuköögis tekkis tulekahju, mis põles 30 tundi. Sa ikka aru, kuhu maale langetakse, jah? Et 30 tundi põles... Gerald Ford ja siis ta pidi minema sealt Vahemerelt, mida kaitses Iisraeli koos oma saatelaevadega, läks kõigepealt siis Kreekasse remonti, aga siis öeldi, et sinna tagasi ei tule, et üle aasta läheb aega selle tulekahju, siis pesuköögis lahti läks selle remontimise. Gerald Ford sai löögi iranlaste raketiga, nad kõik julge sinna minna, sellepärast et nad lihtsalt lastakse merepõhja. Sa mäletad ju, ma ei tea, kas Eestis siis ei mängita seda, ma vaatan Eestis on ju kogu aeg, kus Trump ütleb, me võitsime, meil on kõik võidud, neil ei ole neelid, neil ei ole lennuväge, neil ei ole mitte, meil on kõik maa põhja pommitanud, me oleme kõik puruks lasknud ja inimesed ütlevad, et me võidame nii palju ja nad ütlevad, et Trump ära enam võida, aga mina ütlen ikka, et me võidame nii palju. Et kõik võidud võidame ära. Inimene on ju selgelt segane. Ma sinu jutust sain nüüd aru, et NATO ehk Euroopa Liidu riigid ei ole sõjaliselt valmis. Eile räägiti just, et 2030 tahetakse Venemaale minna siis naha peale andma, et ka siis selle 4 aastaga suudetakse Euroopa Liit nii tugevaks viia, aga täna lihtsalt neil ei ole sellist tulejõudu, et minna sinna osalema. No absoluutselt ei ole ja teiseks ole tahtmist, miks peaks minema Portugal või Hispaania. Hispaania tegi väga õige liigutuse, kui see on nüüd tõsi, et nende laevad sealt läbi sõidavad, mis ma arvan, et on, ega iraanlased jällegi näevad ja kuulevad, ega siis ju, ma ei saagi nagu aru meie nendest graafikutest, et see, mis te nagu kirjutate, seal on igal riigil on oma teatud organites seltskond, kes jälgivad, mis toimub maailmas, mis on meeldis, mida öeldakse, kes mida ütles, ma ei saa aru, et eriliselt loll olema või siis olema kellegi poolt värvatud propagandist, et mõtled, et ma saan täna oma seekli kätte ja homme tulgu veeuputus, siis ma ei saa sellest aru, vaat see ongi, et ma oma poegadest vaidlesin, ma teen mingid saateid, siis ütlesin talle, et sa aru, et Toomas, me ei saa olla eestlastena vabad, siis meil ei ole väärikust, vähemalt kuradi suurem osa inimesed ei ole seda, nad on nõus üksteist kõik millega, üksteist mis soga suust välja ajama mingi kuradi kopika eest või seekli või ma ei tea, euro eest. Aga kui sul ei ole seda, siis või sa tõesti usud seda, ja siis tuleb veel kooli minna. Ja ma sulle ütlen, et jälle ma toon sulle oma näitest. Siin tubli soomlane, kelle vanaisa oli siis Mannerheimi adjudant, kindral, eks me teame, et Mannerheim oli siis viimased saari ihukaitse üle ja kui nad siis Soome riigi tegid, siis ta oli seal osaline ja ta siis pojapoeg, siis minu ja tuttav palus mulle, et ma aitaks ta sinna Iraanis, kuna ta tegeles naftaga ja süüste teemadega siis Soomes siis, et ma aitaks teda, et ta soomlased ei saa hakkama, Ma siis viisin ta siis, ütleme siis nii-öelda siis NIOX, siis Iranian Oil and Company nii-öelda kantsleri juurde, sellepärast, et juht on niisugune poliitiline, aga kes reaalselt otsust teeb on kantsler ja ma pikalt räägin, ma siis ütlen selle ära, et see vend, tema ei rääkinud midagi, ta oli iraanlane, must ja pisikene ta seal oli, aga mis oli impressiv, oli tema seljadega oli 7 meest. Väga hästi ülikondlased andsid mulle oma kaardid, ma loen PhD, kõik olid doktorikraadiga, inimesed rääkisid perfektselt inglised, väga arukat juttu, kõike seda teist kolmandat. Ehk siis, et
see võimekus, mis seal on ja need võimalused, mis seal on, oleks meile Eestile meeletud. Me võiksime kõik siin elada hästi, kui me oleksime väärikad. Me oleksime, ma olen venelastega asjad, kuradi meie suduvärast, selle Mannerheimi adjutanti pojapoeg ei saa kuradi uksest sisse, siis tuleb meie suduverest ja aitab ta sinna. Ma olen pisik, ma olen üks, aga meil on nutikaid inimesi kui palju igal pool, ainult kuulen, kus eestlased on igal pool ringi ratast. Ja me ei saa, meil on mingi politiseeritud kobarkäkkide tegijate kamp, kes on ära kaaperdanud ja ütled, et meie olemegi Eesti. Ei ole te kurat Eesti. Ja see on üks põhjused, mis mul on self-exposed exiles, et mul on valus Eestis olla. Sest milline võimalus tänases maailmas eriti, kui sul on see sisemine väärikus ja su sõna maksab. Milline valuuta, milline väärtus see on. Aga mida teeme meie? Mida teeme meie? Meil on kuradi nagu siuke paha geen on nagu sees. Näed, meil on ju, sa tead, et Riigikogu saadikud ju USA ja Iisraeli vastu tegevuse kiitev avaldus anti välja. Oled sa kursis sellega? Keegi seltsimees Peeter Tali on seda koostanud, jah. Uudistes teatas Trump, Iraani uus sahh on väga haige ja ei teagis, kas ellu jääb. Tead sa sellest sahhist, on ta siis võimeline Iraani vaimujõudu juhtima? Ei ole, temal on võib-olla toetus 2-3% nendest, kes kunagi jalga lasid Savak. Ei, ma ei mõtle toda Ameerika sahhi, ma mõtlen see, kes nüüd valite selle... Sa mõtled ajatollad? Ajatollad, ja ma vabandust, panen segamini. Selle poeg. Ja selle poeg, jah, vabandust. Ei, mina küll ei tea, et ta haige ja viles olla, aga palju hullem lugu on see, et selle Kameni poeg on oluliselt konservatiivsem ja oluliselt sõjakam, kui ta isa oli. Ja ega ta saab ju selgelt aru, vaata, kus on dialemma. Mäletad, kuidas räägiti Kim Il-jungist, et oli siuke Rocketman ja Trump sõimas ja teda ja naeruvääristus teda. Kui pauk ära pandi ja saadi aru, et tegemist on tuumajõuga, siis keegi ei tüüta neid enam, jah. Meie omad siin veel kiljuvad, et saatis sõdureid Venemaale sõtta. Mida te ise teete? Kuradi millega see Ukraina siis sõdib? Kõik on ju teie relvad, kõik on teie luureinformatsioon, kõik on teie eksperdid, kes neid kuradi tauruseid ja stormsädosid lasevad, mis kuradi ukrainlased lasevad. Millest te nagu räägite? Et millest on nagu see eriti nagu lame, et te ise teete kõiksugused sigadused ära ja siis, kui teised ise ennast kaitsevad, ründas Iraan kedagi või? Teist korda, vaata inimesed, õppige pähe, kurat. Aasta jooksul, vähem kui aasta jooksul, 13 juuni saaks aasta täis. Läbirääkimis seal on Iraani 2 korda rünnatud selja taga. Ja kui nad kuradi ennast kaitsevad, siis kõik veel kuradi eksperdid kobised ka, issand küll, mõtle. Hakkasidki vastu või? Hakkasid vastu, issand küll, mis nüüd saab? Ja te olete aru, et meie aeg on ümber. Kui me jätkame samamoodi, Toomas, meie aeg on ümber. Me saame maailmas, kui me oleme nende lakeid, siis võetakse meid täpselt nagu laheriigid, saavad pasunud, sest USA sõjaväebaasid on seal, nende maa pealt rünnatakse Iraani. Iraanil on iga õigus rünnata ja hävitada nende taristut, sellepärast et nad on komplissid, nad on osalised selles ja meie oleme täpselt samasugused osalises, kui me ülitame siin mingeid kuradi toetusavadusi Iraani ja selle USA sõjale. Ja vaata, Toomas, veel korra, mis ma ütlen sulle, mis tähendab meie ühiskonnas ja eestlased, pange seda nagu tähele. Järgmine kord, kui miilits või mis meil on politsei, tuleb teile midagi ette heitma, siis minul on väga selge küsimus. Et mäletad seda, et agressioonisõja toetamine tähendab seda, et meil, kui sa paned Georgi lindi rinda või keegi pani seal isegi lasi Hollandi lipu seina peale, tassiti ta sinna miilitsasse, menetleti või politseisse, menetleti tükk aega, et näed, toetab agressorit ja kõike teiste kolmandat. Ja täna me nõretades paneme agressoritele, Iisraelile ja USA-le, kes on teinud agressioonisõja Iraani vastu juba 2 korda, me avaldame toetust. Aga kus politsei on? Seadus on ju meil, kui sa toetad agressorit, siis, no vaata, minul on küsimus sulle, et kas nüüd, ma julgen nüüd tarkadeks küll nimetada, sest et veel korra, et see seltsinaine Lahe
et tema peab Iraani režiimi tegevust tõsiseks julgeolekuohuks ja mõistab selle probleemi ulatusest, eks ju. Et milline siis on tõsine julgeolekuoht meile, eks ju. Ja Yoko Alender, ma võtsin selle välja, sest see oli minu jaoks, no tõesti võin toolivalt maha kuhkuma, kui inimesed saavad piiratud ikka olla. Toetasin avaldust esimese hooga, sest taunin igati Iraani tegevust. Mida ta taunib? Kui ilmselt Venemaa toel Iisraeli rünnates sõda alustati. Kuule, see tütarlaps nagu üldse ei jaga matsu või? Iraan ei ole mitte ühte sõda Venemaa toetusel Iisraeli vastu alustanud. Iisrael ja USA on, saad aru, nagu 180 kraadi. Ja tema tahab, et sõja lõpp on Euroopal hea võimalikult kiirelt, et Iraanis vahetub režiim. See on meie huvides. Mis asi on meie huvides, et režiim selle vahetuses? Et meie huvides oleks see, et sul jookseks siin kuradi neid sihadiste ringi, kus te olete režiimi vahetanud nii Liibüas, nii Iraagis, selle Süürias. Nüüd Süürias on ju need pahabistid ju võimul, ega oota. Varsti läheb siin ju kõvaks lahinguks. Ja just see, nad ei ole targad inimesed. Alender rõhutas, et Iraani režiimi kuriteod. Aha. Anyway, ehk siis, et Toomas, see on kas ülim võhiklikkus ja lollus või nagu sa väga õieti ise ütlesid, see lakeilisus, et üksteist kõik mida, ja vaata, veel hullem on ju see Reinsalu. See ju ütleb, et me peame toetama oma liitlast. Reinsalu, mis liitlast? Kus su liitlane on? Sul ei ole mitte mingit liitlast. Sa oled tema jaoks mitte keegi ja sul ei ole mingit väärikust. Ja homme on siin korradi, vaata, mul oli seekord, ma ütlen sulle ühe vene sõbraga, actually tema on ungarlane sealt Ukraina Taga-Karpaatias, mis Stalin ära võitis, siis meil elab küll Eestis ja on Eesti kodakondne ja kõik ja meil on alati taga siis vaidlus ja kuni eelmise nädalani mina ütlesin kogu aeg, või oli see üle-eelmise nädalani, et Venemaa ei ründa Eesti, sest tal ei ole seda vaja. Ja tema kogu raius vastu, tulevad siia. Mõtlesin, ei tule, Putin ei ole vaja mingit jama omale kaela, ta ei võta isegi Kiievi tagusid alasid ära, sellepärast, et ta saab iga põõsa tagant tina, poolsegased need bandeeralased ja parem sektor, vihkavad füüsiliselt venelasi, nad vihkavad kõiki, meid kaasa arvatud, poolakaid vihkavad, lapsest on 40 000 volõines ära, nad vihkavad kõiki, et nad parem neist eemal hoida ja tehagi nendest rampsteid, et pekkis riik, las elavad seal, ja nüüd ütlesin mina, nüüd ma ütlen sulle, et pärast neid, mida me kõike oleme siin teinud ja Karpahnik ütles ju kohe, et mis rünnati Vene sõjaväebaasi Pihkvas, et need droonid ei tulnud Ukrainast, need tulid siit meie lähikonnast. See siis, et siis ma ütlen küll, esimest korda ütlesin mina, et ma küll Eestis olla ei taha, et venelane tuleb sinna ja siis ütles tema mulle, ei Andrus, venelane ei tule, tema on kaitseliitlane, tema teab täpselt, istub punkris ja laseb neile pihta, mis on väga hea, Vladimir, et super, et ma tean, et Eesti on hoitud ja kaitsnud sina ja reformikatega. Minul on hirm, ütlen sulle, just mitte sellepärast, et Putin ei oleks mitte midagi muud teha, kui meid rünnata, aga me ise oleme kõik teinud selleks, et tema väärikus ütleb seda, et ma ei lase omal mingitel kõnnil köhida ja kui te köhite, siis näidake ette, millega te hakkama saate. See ongi kõige hullem, kui sa vaatad seda terrast võta oma pojad, minge ja sõdigi seal Ukrainas. Me peame sõdima, ukrainlased peavad sõdima. Mine ja sõdi siis. Vend kuradi püssipauku saab, püssid täis, et paned jooksuna. Aga kõik on jube kõvad, kui keegi teine peab sõdima. Mine sõdi ise, näita ette. Siis ei ole kuskil vendel. Ja see, et meil tõstetakse täna, võetakse raha ära harituselt, ma ütleks. Üks asi on haridus, teine on harituselt. Võetakse raha ära inimeste toimetulekult, see üks poiss tubli, jälle ma tänu sinule jälgin rohkem Eesti meediat, kui seadus käseb talle anda tuge, kõik tehakse selleks, et ta seda tuge ei saa, rikutakse räigelt seadust ja inimene peab tõestama, et ta ei ole kaamel ja sundida siis nii-öelda neid solmane ja ma ei tea keda täitma seadust. Ja see sama, mida ma tõin sulle välja, Toomas, et kui sa toetad agressiooni, siis meie kriminaalseadus on paragrahv, et kui sa seda teed, saad karistada, kui sa paned Georgi-lindi rinda, siis sa saad karistada, aga kui sa avalikult ütled, et Iraani rünnates Iisraeli ja Ameeriklased on toetamisel sõjaga, on täpselt samasugune agressioonisõja toetamine ja siis järsku sa oled õige inimene. Aga vaata, nagu ütles loomade varmis Orwell, kõik loomad on võrdsed ja siis on veel võrdsemad. Ja meil on täpselt seesama Orwellik situatsioon, et meil on veel võrdsemad ja nemad võivad. Aga vaata Toomas, ühiskonna liikmena ma ütlen sulle seda, kaua see pidu ei kesta.
sest sa ei saa nii teha, et sul on seadused, ühe jaoks need on, teise jaoks need ei ole. Täna võiks iga eestlane öelda intelligentsi, kui miilistele kallale tuleb, ütleb, et aga kuule, seda seadust ei täitnud need 30 või 20 või mis matsi need on ja mis siis seda seadust nagu peab täitma, aga nemad seda seadust ei pea täitma, kuhu me selle joone tõmbame. Ja nii hakkabki see ühiskond murenema. Ja kui küsiti ühe venese käest, et mis sa soovitab, mis inimestel peaks olema, siis ta ütles, et võtke pesapalli kuritad ja ma ei tea, muud asjad, sest et see anarhia tuleb. Me ei suuda enam seda, kui me niimoodi jätkame ja siis meil see ühiskond nagu laguneb, nagu see oli 90. aasta alguses, kus seadusetus oli uus seadus. Meie saateaeg on üle libisend, juttu jätkuks veel mõneks tunniks. Me ei rääkinud, Toomas, ma kiiresti lihtsalt ütlen, et ärme unusta ühte asja, et me ei rääkinud absoluutselt hutidest, kes tulid 2 päeva pärast välja ja vaata, Toomas, kui täna tuleb veel Saudi Araabiast üle selle East-West, see ida-lääne torujuhtme kaudu 7 miljonit barrelit ja läheb läbi Punase mere, siis hutid on väga selgelt mõista andnud, et homme see enam ei pruugi nii olla. Ja võt siis, Toomas, oleme me meeletu jama ees. Me oleme juba praegu, et meie majandus kukub kokku, see on selge. Toimuvad tohutud protsessid, mida me täna veel ei hooma, aga mis tähendab seda, et kellel on suured liisingud ja asjad, nende elu läheb apuks, see on selge. Ja või siis nagu sina ütlesid, et Trump teeb selle väina lahti ja mina väidan sulle, et Trumpil ei ole mitte mingit võimekust seda väina lahti teha ja nii on. Ja ma ütleks veel ühe kiire asja, mida ma tahtsin kindlasti rääkida, Toomas, sinuga, sest vaevalt, et Eesti meedia seda kajastab, aga on see, et kardetakse, et Iisrael, kui ta hakkab nagu peksa saama, võtab kasutusele tuumarelvad. Natuke magan paremini, ma jälgin ka Viktor Kao, kes on siis Hiina professor, aga ka oli Hiina valitsuse nõuandja ja professor Kao ütles väga selgelt, et Iisrael, Iisrael, see on selline pisikene riik ja kui nemad tulevad maailmas tuumapommiga vehkima, siis jää nendest mitte midagi järele. Ehk siis, et ma arvan, selle taga on hiinlased andnud juutidele mõista, et kui te nagu tuumapommiga välja tulete, siis me pühime teid praktiliselt maa pealt minema. Ja annaks jumal, et see nii on, et Viktor Kao ütles selle välja, eestlased otsige, netis on intervjuu olemas, ehk siis, et see on natukene parem, see on minu jaoks olnud alati ka suur murekoht, et juutidel on tuumarelvad, iraanlastel ei ole, aga ka meie Klinkmani juut kiljuvad, et kohe neil on, kohe ja nemad hakkavad terroriseerima maailma. Juba 40 aastat räägitakse, et 2 nädala pärast on Iraanil tuumapomm. 40 aastat ei ole seda juhtunud. Täitsa uskumatuna. Me saame palju teada. See oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas, veel korra sulle suur tänu, et inimestel on vähemalt mingiga alternatiiv. Et sina oled tubli, et sa seda saadet teed ja aitäh sulle. Aitäh. Vaata, seda ei ole mul keegi öelnud, aga sina on öelnud ja ma hindan seda kõrgelt. Aitäh. Aitäh. Tšau. Toomas Pauri autorisaade.